Tere jälle! Maratoni nädal on käimas ja täna on kolmapäev ning ma just tulin oma, ütleme siis, viimasest nii-öelda raskemast trennist. See isegi on raske, või pigem niisugune, kus ma ütlen, enne siis starti selline viimane nii-öelda tempotunnetuse trenn, kus ma siis jooksin trenni sees 2 kilomeetrit, kus ma siis jooksin eeldatavas maratoni tempos ja homme on mul siis ees tavaline taastav jooks, mingi 5 kilomeetrit ja reedel on puhkepäev, et laupäevaks siis sükest teravust koguda ja shake it until you make it ja peale trenni alati kerge taastusjook. Ma jumaldan neid proteiinijooke. Mul on siis naturaalne šokolaadi maitse ja šokolaad on üle kõige. Aga jah, räägime siis natukene eesootavast jooksust. Räägin oma eesmärgid teile selgeks ja ka seda, mida ma olen siis viimased 6 aega peale Ironmani teinud. Minu eesmärk on siis poolmaratonil nüüd joosta sellises tempos nagu alla 4 minuti. Et proovin stabiilselt hoida kilomeetri aega 3.50, 3.55 ja võib ka alati kiiremini. Mida ma siis viimase 6 aega teinud olen? Peale Ironmani, mis mul läks väga hästi, väga mõnus oli, mulle väga meeldis, kõik sujus, energiat suutsin distantsi peale väga ühtlaselt ära jaotada ja kuni lõpuni välja oli siuke tunne, et vau, kuidas mul siuke asi nagu välja tuli. Et kuna ma ei ole kunagi nii pikka pingutust järjest teinud, et maksimumis ma olen teinud siuke tunniajane pingutus, ehk siis sprindidistantsi näol triatlonis, et pikemaid distantsi ma teinud, seega mul on õrna aimugi, mida ma seal tegema hakkan, kuidas ma seda teen, et mul oli lihtsalt puhas selline teoreetiline plaan ees, et kuidas distantsi peal enam-vähem toituma peaks ja mis mind väga aitas, oli minu ema öeldud lause, et ole kogu aeg siukses tempos, et sa tunned, et sa suudaksid veel ühe käigu juurde panna ja see väga aitas, et ma kogu aeg suutsin ennast nagu tagasi pigem hoida ja tänu sellele ma suutsin ka, ma arvan, väga korraliku jooksu lõpus kokku panna, et selle üle mul väga hea meel. Aga nagu öeldakse, siis süües kasvab isu. Nüüd mul ka selle jooksuga seoses, ma ei ütleks, et väga raske eesmärk, et kuna ma Ironmanil jooksin juba 4.07 keskmine kilomeetri kohta peale ratast ja ujumist, siis ma usun, et ma olen võimeline alla 4 minuti kilomeetri peale jooksma ja ma olen ka trennis teinud pidevalt seda tempotunnetust ja tempojookse ja lõigutrenne, kus ma siis olen suutnud väga hästi seda tempot hoida. Mu unistus on joosta alla 1.20, aga ma arvan, ma veel seda ei jookse, et see eeldaks siukene, mis ma pean nüüd arvutama hakkama, siuke 3.40, 3.45 kilomeetri kohta. Ma arvan, et see on veel minu jaoks natukene too much. Eesmärk on puhtalt praegu joosta kiiremini, kui ma selle Ironmani lõpus jooksin. Et nüüd viimased 6 aega ma olen väga palju pannud rõhku just sellele jooksule ja nädalate ülesehitus on olnud selline, et kus ma siis teen 5 jooksutrenni, millest üks on pikem jooks, 16 kuni 20 kilomeetrit. Üks jooks on tempojooks, kus ma siis jooksen pool distantsi või siis 1/3 distantsi siis nii-öelda eeldatavas võistlustempos või natuke kiiremini. Ma tegingi umbes neid tempojookse 8 kuni 10 kilomeetrit oli puhtas siukses kiires tempos ja sinna ette oli ka soojendus ja ka lõdvestus, seega siuke 12-13 kilomeetrine trenn oli tavaliselt siuke tempojooks mul. Ja ülejäänud 3 trenni olid kas siis tavaliselt taastav peale siis siukest kas pikka jooksu või tempojooksu tuli taastav trenn ja tavaliselt nädala alguses ma tegin teises tsoonis
sihuke sissevaatava jooksu. Ja sinna kõrvale veel lisaks ma ujusin 3 korda nädalas ja 2 korda jõusaali. Ehk siis treeningmaht on mul nüüd peale Ironmani olnud, ütleme nii, et enne Ironmani ma tegin seal isegi mõned nädalad 20+ tundi nädalas trenni. Aga nüüd peale Ironmani, kuna mul seda rattasõitu nüüd ei ole väga kavas olnud, seega puhtalt selle pealt on mul need nii-öelda ajaline maht on kõvasti alla läinud, ehk siis niisugune keskmine treeningmaht nädalas on niisugune 12-13 tundi, mis on ka täiesti okei. Kindlasti 2 päeva enne võistlust ma natukene oma toitumist muudan, et vähendan kiudainerikast toitu, rasvase sisaldusega toidu osakaalu, kuna nende sisaldus toidus muudab ka seedimise palju pikemaks, energiakulukamaks, seega pigem 2 päeva enne võistlust ma söön väga niisugust lihtsat toitu, väga kergeid süsivesikuid nagu riis, valge sai ja proteiini poolest siis niisugune kana, muna. Ja näiteks päev varem ma sööngi lihtsalt lõunaõhtusöögiks on riis munaga. Ehk siis ma teengi niisugust nagu, vaata käid seal chopsticksis või cheese, kus on siis riis mingi lisandiga, siis sarnane tuleb mul ka, et ma teen siis nagu panni peal niisuguse nagu munapudru valmis ja siis sinna hulka panen siis riisi. Ja see on päris maitsev ja sinna juurde siis mingid natukene keedujuurikaid, näiteks porgand, brokoli. Aga jaa, see kogu protsess on veel ees ja ma kindlasti hoian teid endaga kaasas, sest et järgmised päevad on tavalisest erinevad ja siis te tutvute minu sukse võistluseelse rutiiniga, seega püsi kannul. Nii, tere hommikust, on siis reede, 1 päev maratonini ja mina ärkasin. Kelly läks juba 5 Leoni lasteaeda ja hetkel ta nüüd jookseb ja mina tõttan ruttu siis kööki hommikusööki tegema, et kui Kelly kallikene jõuab koju, siis ootab teda soe puder. Kui 1 päev on pool maratoni jäänud, siis mina täna näiteks üldse ei jookse, et eesmärk on siis hoida nüüd jalga teravana, et mitte üle koormata kuidagi ja lähen õhtul kergele ujumisele ainult. Et siuke natukene kerget liikumist ikka, aga mitte midagi ülemäärast. Ja otse loomulikult selle nädalal iga hommikul olen ma joonud Powerbar elektrolüütide jooki, et siis oma keha elektrolüütidega rikastada. Cheers! Väga hea mango ja passion fruiti maitsega. Vabandust, mul on hääl ära. Mul on iga hommik astmaga seoses hääl täpselt selline, nagu tuleks kuskilt torupillisse välja. Et ma pean oma astmarohud ka nüüd ära võtma ja siis läheb hääl palju mahedamaks. Seega midagi pole teha. Tuleb elu lõpuni seda koormat endaga kaasas kanda ja hakkama saada. Nii, aga nüüd pudru hakkab kohe valmima. Astmarohud on sisse tõmmatud, hääl on kohe niisugusem meloodilisem. Et astmaga seoses on see, et suure osa oma elust ma olen juba neid astmarohte tõmmanud ja mis nad teevad, siis nad põhimõtteliselt, kuna astmaatikutel on põhimõtteliselt krooniline põletikuline seisund kopsudes kogu aeg, siis astmarohud aitavad kopse nii-öelda pehmendada ja tihti on see, et kuna kopsud on põletikulised, siis sinna koguneb ka väga palju röga ja põhimõtteliselt iga hommik ma köhin ennast tühjaks köhima, sest et mul tuleb väga palju röga sealt välja, justkui nagu oleks mingi viirushaiguses kogu aeg, aga tegelikult ei ole. Ja need rohud aitavad väga seda siis kopsu pehmendada,
et seda raga paremini väljutada ka. Ja siis tunneb, kuidas õhuvool paremini peale läheb ja ka rääkida on palju parem. Hello, hello New York. Here I come, here I go, here I'm done. Kes see jooks uduga? Ikka Killi Kalm, sest Kevin läks magama ja tema ei tulnud minuga, aga polnud hullu, mul oli muusika kõrvas. Tere hommikust! Tere hommikust! Vaat nii, palju annab sport hommikul juurde. Olid siiludus, jah? Jaa, varsti panen Insta storisse ka, siis näete, mükene ilus. No te tegelikult ei näe. Storid näete ennem. Nojah, pole olla. Jah. Me võime siia videosse panna neid. Just. Tere hommikust. Nüüd on puder laua peal. Me hakkame sööma. Kelly tegi endale kohvi. Mina kohvi ei joo nüüd päev enne võistlust ja samal päeval, kui ma võistlen, sest et mul on see kõhulahtisuse tõbi. Et kui ma olen kohvi või mingi kofeiinirikast asja söönud-joonud, siis mul läheb jooksu ajal kõht väga lahti ja siis ma olen kuskil poole jooksu peal, hoian kõhus kinni ja otsin WC-d. Et mul on treeningutel ka väga tihti nii olnud, et kui ma olen nagu päeva jooksul kohvi joonud ja lähen jooksutrenni, eriti pikk jooksutrenn, siis on kuskil poole maa peal ruttu ema koju minema, sest et see on lähemal. Ja siis lähen ruttu vetsu, sest et mul lendab kõik välja kohe. Mul seda tuleb mulle. Aga jah, et see kofeiin mõjub mulle niimoodi ja ei ole mu kõhule siis nii hea. Et ei joo siis kohvi. Ei joo, ära joo muidugi. Ja mul rohkem. Kas sa nägid juba meie sööki või? Jaa, ma filmisin. Ma näitan veel. Minu oma on selline. Ui. Ja nagu te mäletate, minu lemmiktass. Mul on ka lemmikkaus. Head isu. Musiga. Nii, siin on minu lõunasöögi prep, mille ma võtan Tartusse kaasa. Sest et nüüd ma lähen bussiga Tartusse, lähen oma numbrile järgi ja lõikan oma lõnga maha. Nii, siin on siis stardi ja finiši ala. Number on käes. Number on siis 2171, ikka 7 on sees numbril, seega tuleb vist õnnelik päev. Homme ärkame 7.30. Hakkan süüa tegema. Ma arvan, et Leon on juba enne seda varem üleval, nii et Leon on enne 7 aastast üleval. Ja sööme hommikuse ära. Ja siis hakkame vaikselt sättima. Kas ma pakiksin täna tulesada? Ilmselgelt. No see ei ole õdeks nii mahukas kui see Ironman, kui see on nii palju asju, vaata. Siin mul ei ainult, ma sain endale. Nii, minu võistlusnumber on siis 2171, 2171. Selles väikses ümbrikus on siis sellised asjad. Koti külge käib numbrikleeps. Number kiibiga, kiip on siin taga. Number. Saime ka Viking Line'i sooduskupongi. Panenke nii ilus. 7 endal sees, seda enda number. 2171, jah. Ärged ära, videos on kõik Selge. Me peaks panema channeli nimeks tead, mida see üldse või? Kokutajad Kelly ja Kevin. Sest me nii räige kokutame. Mingi 2 kokutist leidsid üksteist. Hakkan rääkima midagi ja siis lihtsalt vahepeal korrutad mingi ühtsõna. Kelly, tule siia. Ja ma olen nii palju pidanud vaeva nägema. Monteerimise pärast sellepärast, et ma olen nii palju pidanud neid monteerima välja, neid kokutamiskohti, sest see üldpildis jätab sükse naljaka mulje, kui kogu aeg igas lauses mingi Aga midagi pole teha. See on meie eripära ja peame sellega elama. Ja teie peate ka sellega elama, nii et. Aga ma panen varsti asjad kokku. Siis ma näitan ka teile, mis mul homme selga lähevad ja millega ma jooksen ja mul siiamaani dilemma keelide osas. Ma ei tea, mida keelidega teha. Ja mul ei ole otseselt siukseid pükse, kus mul oleks häid taskuid. Et parim variant ongi lihtsalt 2 keeli käes ja jooksen nendega. Vaata, naistel on hea lihtne. Ma täna just mõtlesin selle peale, et
nii hea on olla naissportlane. Kõik siia spordipraa vahele. Ma nüüd toon välja, miks on hea olla meessportlane. Kui pissima tahab minna, sups, sardellike välja, sups, sardell tagasi. Aga võislustajal ei ole vaja pissida? No, kui on pikk asi, vaata, siis saad mugavalt sisse välja, vaata on ju. Naised, kükitame. Ei panen püksi. Siis ma mõtlesin, kas ma panen sergi külge või ma lähen triatloni kummiga. Jah, ma lähen triatloni kummiga. Are you ready? Are you ready? Ready, set, go. Et sportlane saaks rahulikult hommikul ärgata, siis teen mina talle putru, kummeliteed ja kõrvale võilivad. Ja siis saamegi juba varsti hakata liikuma. Äratus, sinu maraton ootab sind. Aega rõõmsakene. Tõuse jäs ära. Kell on kohe 7:30. Täna selline. Nii küll on. Aga jah, pudru, banaani, nee ja... Kaneel on hea mõte. Süsivesikute pamm. Head isu. Aitäh. Teile ka öeldi. Teile ka. Mis puud? Astmerohtu issi. Saia. Meie nüüd hakkame minema, jooksen, mega mõnus olla, nagu ujuja, ei ole üldse palju asju vaja, mahub kõik asjad ühte kotti, et triatleedina sul on, auto on täis asju. Me oleme Tartus, Aura juures ja me lähme otsime kohta, kus saaks pissida. Me oleme tiim pissijad. Sest Leonil on hea, panen millal tahan, Anja, lehvite ka. Ja vaadake, kui udu on. Ma loodan, ma näen nüüd see rada pärast. Velu juba käib, kõige pisemad jooksid ära ja siin on ka siis meie finišikoridor. Tublid olete 4-aastased. Ema lisad siin hoida. Ise tuleb siit poolt, vaata. Sealt poolt on ju. Ütle hop, 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 hop. Hakkad nüüd jooksuharjutusi tegema. Oo. Nüüd on nii palav. Meil on veel nii külm, nüüd on nii palav. No näed. Läksu ka. Vale pidi jooksute. Ma tagurpidi käima mida. Jah. Kas issi läheb täna poolmaratoni jooksma? Ei saa silmi issilt ära. Issi. Hop, hop, issi. Issi. Issi tavastab enda korbu emmet. Emme läheb, aga issi samas siin ju. Tule lihtsalt plaksusa. Ja teeme suure aplausi meie Moefitnessi treeneritele! Te olete korralikult soojaks võimelnud, igatahes hästi tuli välja. Pealtvaatajad on valmis. Jaa, 1 minut tardini. Eemaldame lindid koridorida. Me elame issile kõigile selle kaasa, on ja? Issi on hea sinise riietusega koha siin ääres. Sõber Karel Hussar on ka rajal. Hop, hop, Karel juba läheb, läks! Elamu Kevin! Jee! Patrin läheb, tubli! Hop, 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 hop! Taustatiim tuli vahepeal sooja, sest et Leonil olid käed külmad, nina punane, teeb väikest sooja saia. Sööme ära ja siis lähme vaatame tegelikult kõik ära ei söö, sest muidu me magaks siis stardi selle lõpu maha. Aga lähme elama kaasa teistel, on ju? Just niimoodi. Oh jee, läheb Hussar! Läheb! Wow! Missi tuleb!
elame kaasa. Saime Eestile keeli antud, nüüd tulime siia lõppu ootama ja vaatame, mis tema aeg lõpuks tuleb. Tundus, et tal on hääl, nautis, aga eks me näe varsti neid emotsioone, mis tegelikult on. Kõrvalt tundub kirge. No nii, meistrid. Muljetage nüüd. Ja meil on siin meeste teine. Meeste teine, väga tubli. Mind kuulsid või? Okei, kuulnud. Hiljem näed stories. Ja mina panin üle ootustest. Mul oli väga hea grupp, kolmekesi terve tee peal. Vahetasime positsioone, et kord üks vedas, kord teine vedas, kord kolmas vedas ja tulime lõpuni välja. Mina küll nendest kolmest sain kõige taha lõpuks, aga nad olid mul täpselt ees. Aeg oli alla 1.17, 1.16 midagi. Ja täiesti rahul. Auhinda tahad? Esimene naine. Jah, tahad auhinda? Tahad seda auhinda endale saada kohe? Oleme perega tulnud siia lasteaeda mängima. Issi saab samal ajal oma muljeid jagada poolmaratonist. No alustame ikka algusest. Soojendusel tundsin ennast suht okeilt. Natuke siuke nagu samm raske, aga samas mulle ikka tossud, väga vanad tossud jalas, mis olid väga läbi vajunud. Ja kui ma need oma siis nii-öelda võistlustossud Zoom Fly'd, kuigi ma tean, et tegelikult on võistlusteks veel paremad tossud. Kindlasti ma järgmiseks hooajaks muretsen, aga praegu ma tegin terve hooaja sama mudeliga, kuna see istus mulle. Ja kui ma enda need siis värskemad Zoom Fly'd jalga sain, siis ma tundsin, et wow, okei, siin on hoopis teine samm. Ja enne starti nagu ikka, järsku tuleb meeletu vetsuhäda. Ja mul otse loomulikult kõik kabiinid ees on mingi räiged järjekorrad. Jooksen, otsin kohta, et muidugi, et kelli ka ära ei kaoks, sest et mul on vaja tema kätte asjad anda ja keel ja asjad ja õnneks ma sain vetsu ruttu niimoodi, et 5 minti stardin aega. Ja siis sain kõik asjad ilusti ära tehtud, keelid kätte, ma jooksin kusjuures 2 keeli käes ja 1 keel oli siis siin pükste tagataskus. Ja kui ma stardikoridori valisin, siis seal oligi 1.30 ja alla, kuna minu tempo on kiirem kui 1.30, eeldatav tempo siis. Aga jah, siis ma küsisin ka stardikoridoris mitmelt tuttavalt, et kuule, et mis tempoga lähed. Siis kõik ütlesid, no 3.35 kilomeetri kohta, siis ma olin nagu mida pekki. Nii kiired, et ma siin trennis vaevu suudan 3.55, 3.50 hoida, et minu jaoks oli juba see kuidagi väga intensiivne. Aga siis, kui jooks hakkas pihta, siis tundsin väga samasugune tempo, nagu ma olen ka trennis harjutanud. Ja siis, kuna mul kell paneb täiega pange, ilmselt on ka treeningutel pange pannud, see tähendab seda, et ma olen tegelikult treeningutel täiega kiiremini jooksnud, kui kell näitab, sest et selleks, et ma trennis alla 4 minuti kilomeetri kohta jookseks, ma pidin nagu mega räigelt pingutama. Et kell näitaks siis 3.55 või midagi sukest. Aga kui ma jooksin seal, küsisin ka kõrvalt, et mis tempo on, öeldi 3.25, ma ütlesin, mida? Okei. Ja mis teil siis nagu see eesmärk on, siis kõik ütlesid 3.35. Ja siis ma mõtlesin ka, et okei, ma lähen ka, siis tulen järgi. Ja läksime. Et alguses oli pikk rivi tekkis, hanerivi, kõik jooksid üksteise selja taga, sest et nii on mugavam, justkui nagu rattasõidus, tuules jooksu efekt tekkis, väga hea. Ja läksin selle suure pundiga kaasa. Ja kuskil teisel kilomeetril, seal oli ilusti kõik ära tähistatud ka kilomeetri kaupa raja peal. Siis vaatasin 2 kilomeetri peal, mis aeg näitab. Vaatasin kella pealt 6.58 ehk siis 3.29 kilomeetri kohta. Siis ma veits ehmatasin ära, et võib-olla see on liiga kiire. Ja kuskil 5. kilomeetri kanti ma tundsin ka, et liiga intensiivne, et mul hakkas hingamisrütm ära minema. Lihased kuidagi järsku vesisid ära ja rütm kadus täiesti ära ja ma jäin nagu sellest eesolevast pundist maha.
ja võtsin kohe sealt esimese keeli sisse, küll varem kui eeldasin, et ma mõtlesin 20 minuti kanti võtta, aga ma võtsin 5 kilomeetri kandis siuke 17 minuti juures kuskil. Ja kui ma selle keeli sisse sain, siis järsku tuli nagu räige, põhimõtteliselt nagu oleks uuesti alustanud jooksu. Siuke energialaks ja kõik see vana rütm ja väsimus, kõik nagu kadus nagu hetkega ära. Ja siis tuli tagant, hakkasid mööduma minust uued kutid ja sain nendele kennast sappa. Ja põhimõtteliselt need samad kutid olid siis need samad, kellega ma ka lõpuni välja jooksin. Et mõni langes ära ka sealt kuskil poole pealt, aga enamjaolt samad näod kõik. Saime ilusti seal distantsi peal räägitud ja arutatud ja et kuna kes veab ja millal veab ja et kui üks ära vesib, siis annab teada kohe, et tavai, et järgmine nüüd vedama ja väga hästi toimis see koostöö, nii et ma olen väga tänulik nendele meestele, sest et see tõesti aitas kaasa ja isegi kui vahepeal ma olin seal ees ja kui öeldi ka tagant, et kuule, et pane natuke juurde, et tempo hakkab langema, siis see andis nagu kohe sukest endale ka räiget energiat, et tavai, ma lähen, ma suudan, et ei langeks tempo väga palju alla ära. Aga jah, kuskil 7. kilomeetri peal see toimus, kus siis me hakkasime nagu seda koostööd tegema. Ja alates sellest hetkest mul kuidagi nagu fookus läks nii, kuidagi ma olin nagu autopiloodi peal justkui, et fookus läks täielikult nagu rütmile, hingamisele ja et nagu üldse ma ei mäleta, et ma oleks mõelnud, et peas oleks siuke mõte tulnud, et nii raske, et ma ei jõua või kuidagi pea oli täiesti tühi, et sa olid nagu nii keskendunud ainult sellele mingitele paaridele asjadele ja kõik lihtsalt nii hästi sujus. Siis me lõpupoole hakkasime seal püüdma ja 10 kilomeetri peal ka, kui tuli, siis ma vaatasin, et kella pealt, mis aeg oli, 35-50 kanti, siis ma olin ka, et kui nii edasi, siis see algne eeldatav eesmärk 1.22 kanti, see on ikka puhta löödud ja suutsime ilusti seal 10. kilomeetri järgselt ka ikkagi tempot väga hästi hoida, tegime koostööd, vahepeal enamus marsruuti oli ikkagi asfaldi peal ja seal keskel lõpupoole tuli päris palju kruusapinda ja kes mind teavad, siis mulle väga ei istu siuke, kuna ma olen siuke kogukas, nii-öelda pikem, suurem, raskem meesterahvas, siis siukse pehmed pinnased mulle väga hästi ei sobi, sest mul läheb kohe samm ka väga pehmeks ja päris mitmel korral nagu samm nagu libises ära kruusa pealt, et siukene ebamugavad olukorrad olid, et pidin väga ettevaatlik olema, et hüpekas 2 korra ei läheks. Aga jah, kui me sinna tagasi siis linna sisse jõudsime, siis ma ehmatasin päriselt ära, et meil tuli see Toomemäe tõus. See oli nii raske. Aga te ei läinud munagi veel? Ja me läksime selle kõnnitee pealt, aga see oli ikkagi nagu see venis. Ja seal ennem oli ka mitmeid tõuse, me läksime Sõpruse silla pealt. Ta ei ole nagu järsk, aga ta oli pikalt läks. Aga õnneks nagu keegi seal mingit minekut ei teinud, sest see oli suht algus ka, siuke 5-6 kilomeeter. Ja pigem oli kõik võtsid siukse sammu tihedamaks, lühemaks, et energiat säästa. Ja siis tuli seal taga kuskil 12 kilomeetri üles tuli väga järsk tõus sinna, ma ei tea tänavat nimesid. Põhimõtteliselt sinna tänavale, kus siis läheb Jõgeva poole. Ja sealt mööda ja siis sealt sellest ranna kõrvalt mööda ja siis keeras järsku sinna ülesse. Ja see oli väga järsk tõus, aga seal ka õnneks keegi nagu mingit tõmmet ei teinud. Aga see Toomemäe tõusul üks vend pani siukse litaka ja siis me jäime ka, aga kõik läksid mult eest ära, need, kellega me jooksime. Aga ma kuidagi sealt lõpu osas, meil tuli siuke minul ja nendel 10-meetrine vahe sisse juba, sest et mulle üldse ei meeldi mäest üles joosta, et see on nii vastik. Ja kohe pulss tõusis ja hingamine läks intensiivseks, eks ta lähebki. Aga kuidagi surusin ennast seal lõpus, et ma ei jää maha.
ja õnneks ma ei jäänud, et see üks vend, kes selle räige litaka pani kohe mäe alguses, temast me jäime kõik maha. Aga selle 3 seltskonnaga panime lõpuni välja. Ja see lõpuosa oli niisugune väga üles-alla, hästi tehniline, niisugune kurvid, järsud kurvid, järsud langused, järsud tõusud, et niisugune väga tehniline. Aga õnneks, kuna see ei lõpp ka, siis sa nagu mentaalselt nagu sa suutsid ikkagi suruda ja anda endast nagu kõike. Ja siis, kui see lõpusirge oli, siis kui ma nägin seda viimast 100 meetrit finišisse, siis ma olin lihtsalt, nii äge, et ei olnud üldse tegelikult nii hullu ja kõik see läks nii kiirelt, sest et sa ei olnud nagu üksi seal. Et sul oli kogu aeg kellega koos nagu olla, kellega tempot teha ja see läks väga kiirelt ja ma väga nautisin. See oli mega äge, päriselt mega äge, et soovitan kõigil, hakake jooksma, hakake triatloni tegema, ujuge, sõitke, jookske. See nagu meeletu dopamiin, mis sealt tuleb, kus sa sinna finišisse jõuad. See on nagu selline rahulolu tunne. Ma ei oska, mina näiteks, lapse sünd, see on elu kõige õnnelikum hetk, aga muud hetkesid ma ei oskagi nagu kõrvutada, et kus ma tunnen ennast nagu nii õnneliku ja nii rahulolevana, kui mingid õnnestunud spordihetked. Ja need ongi need, mille nimel ma väga palju pingutan, teen tööd ja mille nimel ma põhimõtteliselt ka elan ja hingan. Sest et mina ei suudaks ilma treenimiseta, ilma võistlemiseta, siis ma tunnen, et ma kukuks lihtsalt kuskile sügava lauku ja hakkaks mingid muid meelemürke tarvitama. Et see on tõesti, spordil on mega suur mõju sinu füüsilisele ja vaimsele heaolule ja mul on nii hea tunne praegu. Ja võrreldes Ironmaniga ma toitusin ka koheselt peale finišit, ma võtsin kohe oma valgujoogi sisse, sõin kohe oma kanasingi võileiva ära ja hiljem ka kuivatatud puuvilju ja batoone, et kiiresti see energia tagasi saada, sest et Ironmanil ma tegin selle vea, et ma jäin liiga kauaks toppama, läksin pesema sauna, seal ka passisin väga kaua ja mitte midagi ei tarvitanud ja siuksed lihaskrambid ja valud tekkisid hiljem, et praegu muidugi Ironman on tohut 4 tundi pingutus ka, pluss ratas ja ujumine sees, aga praegu peale jooksu ma ei tunne üldse, et mul oleks nagu midagi väga hullu. Kerge sükene sisemine väsimus ja natukene jalgades on tunda, aga sellist, et nagu lihased oleks nagu krampis või kinni, seda ei ole. Et soovitan teistele ka, et kui et finišisse jõudnud, siis võimalikult ruttu midagi sisse süüa. Valgurikast, süsivesikuterikast, see päriselt aitab. Et ma tundsin ka peale finišit, et kui ma nüüd kohe ei söö, ei joo, siis mind ootab sama saatus nagu peale Ironmani. Ma tundsin, kuidas lihased juba tõmbavad, hakkab krambitama ja kohe, kui ma need söögid-joogid alla sain, siis kõik nagu kadus ära. Mis me siis järgmisena teeme? Ma hakkasin mõtlema, et mis võistlus me teeme? No minul on tulemas ujumisvõistluseid. Aga mis Kelly teeb? Kelly treenib. Ja Leon juba treenib. Tema valmistub ka oma rattarallideks ja jooksudeks, mida järgmine aasta ees ootavad. Et minul on juba tegelikult järgmine nädal tulemas jälle uus võistlus. Tartu pikam ujumine, kus ma siis ujun 800 meetrit vabalt. Aga praeguseks võtame kokku. Kuidas sa rahul oled minuga? Väga. Nii külm ilm oli ainult. Aga mul oli vastav riietus. Leonil oli siin käed veits ja nii on külm, aga ei lahe. Tänud teie kaasaelamine väga aitas ja tänud kõikidele kaasaelajatele ka, kes olid raja ääres, sest et teid oli palju ja te kõik elasite kõigile kaasa ja see pani kohe naeratuse suule ja see naeratus suule annab tohutut energiat juurde. Ja hästi äge oli joosta oma tuttavatest maratonijooksjatest mööda ja neid ka innustada. Ja palju õnne Liis Gretele ja Karel Hussarile, kes siis tegid ka täna väga head jooksud. Liisu tegi oma maratoni isikliku rekordi 18 minutiga üle vist. See on mega saavutus. Nii hästi ütles see kommentaator ka, et kui ta tuli lõpujoonele,
et see naine on vist kõik võitnud, mis võita annab 22 võitu. jaa, Et nagu, jaa. mida hekki lihtsalt. Karel tegi ka väga südika jooksu, et tema tegelikult tegi juba Tallinnas maratoni ja peale maratoni Põll oli alused. ja peale maratoni pingutust, vaata, nii kiiresti jälle uus pikk pingutus, et see No väga tobib nagu mega respekt. et see, et peale maratoni veel joosta poolt maratonis väga väikse vahega, see on mega respekt. Mina peaks praegu mingi 2-3 kuud jälle puhkama, et uuesti niisugust asja ette võtta. Edukas hooaeg on olnud kõigil, kes on rattas tagasituleku teinud, kes on triatlonis comebacki teinud ja Kutsuge meid mingitele ägedatele võistlustele, sest et meile võistelda meeldib. Mulle meeldib rohkem võistelda kui treenida. Ja kuna nüüd ma plaanin hakata rohkem ujuma, ma jooksen ikkagi edasi, ma arvan, ma tahaks ikkagi 3-4 korda nädalas ikka joosta edasi. Jõusaalis teeme ka. Ja jõusaalis 2 korda nädalas. Ja kuna sul rattaid enam ei ole, siis me rattaga praegu sõita ka ei saa. Aga me tõmbame siinkohal joone alla. Täname, et te meid vaatate. Võite endaga märku, julgelt kirjutage, andke meile tagasisidet, sest et nii on meil ka nagu seda veits lõbusam teha. Küll me jõuame ka laiemale ringkonnale võib-olla nagu lähemale, aga seniks teeme seda enda jaoks ja vaatame seda ise tagasi kunagi. Aga Sutsu Frey ja näeme siis järgmises vlogis. Freia!